Tere sõbrakesed! Täna on jälle see päev, kus ma loen teile raamatut. Ja ma mõtlesin päris pikalt, et kas ma loen jälle mõne vana hea vahva muinasjutu või loen hoopiski ühe väikese raamatu otsast lõpuni. Minu raamaturiiulis on päris palju lasteraamatuid. Ja ma valisin täna sellise raamatu. Juhan Saar on selle kirjutanud ja raamatu nimi on Mäng. Ja need mõned pildid, mis siia raamatusse on joonistatud, need on joonistatud Edgar Valteri poolt. Näed, päris paks raamat on. Mis tähendab seda, et sul tasub seda lugu minuga koos kuulata õhtuti, nagu õhtujutuks. Ja ma arvan, et ühe korraga ma seda jõuagi teile ette lugeda. Loeme seda mõned korrad, see tuleb nagu järjejutt, aga võib-olla ongi põnev, on mida oodata, on ju? Ja hakkame otsast minema. Mis see mäng siis on? Mäng ongi väikese inimese töö. Hakkame koos mängima. Esimene peatükk. Kust ta tuli ja kust ta nime sai? Ühel keskööl ärkas üles üks väike tüdruk, kelle nimi oli Karoliina. Ja ta hakkas oma voodis kibedasti nutma. Ema, kes magas sealsamas kõrval laial kušetil, sest ta armastas oma tüdrukut ja tahtis alati tema lähedal olla, kuulis seda ja küsis. Mis sul viga on, Karoliina? Mul ei ole mitte midagi, nuuksus tüdruk. Siis maga ja ära nuta, ütles ema. Mul ei ole mitte midagi, kaebas Karoliina. Mul ei ole nukku ja ei ole nukuvoodit. Ja ei ole ja isegi pesupesemismasinat ei ole. Mul ei ole mitte midagi. Sul on ema ja isa, ütles ema, sest tal oli kõrgem haridus ja ka pisut rohkemgi ning ta oskas läheneda lastele pedagoogiliselt. Olete küll, tihkus tüdruk, aga teie ei ole asjad. See veel puuduks. Ärkas üles ka isa, kes magas ema kõrval, sest ta armastas ema ja tahtis alati tema lähedal olla. Ei puudu, üldse ei puudu, kaebas Karoliina. See, mis sul puudub, on üks hea vits, arvas ema. Liiga palju asju ei ole lastele kasulikud. Ei ole jah, ütles isa, kes oli ise õppija ning pani kõik ema tarkused kõrva taha. Laps, kellel on liiga palju asju, kasvab huligaaniks ja ta silitas vargsi Karoliina pead. Mul on endast nii kahju, nuuksus tüdruk ja surus oma põse isa käe vastu. Kas siin majas saab ükskord rahu või ei saa? Käratas tädi Ainu, kes magas sealsamas toas, aga välivoodil. Seda ei teinud ta armastusest isa ega ema vastu, vaid tal polnud enda tuba, rääkimata korterist. Saab küll, ütles Karoliina. Jää ometi magama, pisike huligaan, manitses isa. See meeldis Karoliinale ja ta jäi tõepoolest magama. Järgmise päeva õhtupoolikul, kui Karoliina istus pärast lõunauinakut endasse süvenenult potil, kuulis ta järsku põntsuvaid samme. Need olid nagu tuttavad, aga nagu ei olnud ka. Karoliina tahtis just koos potiga pöörduda vaatama, kui üks pehme karvane nina kõdistas tema kõrvalista ja üks hääl ütles. Oh! Karoliina kargas potilt püsti ja jäi pärani silmi vahtima midagi musta ja karvast, mis vaatas talle vastu tädi Ainu kaenlast. Kui kole ilus koer, sai ta alles tüki aja pärast sõnad suust välja. Kas sa tõid ta mulle? Kõigepealt pane püksid üles ja tõmba kleit alla, ütles tädi Ainu. Juba tehtud, hüüdis Karoliina. Ütle nüüd, sa tõid ta mulle ju. Miks just sulle, naeratas Ainu.
Sellepärast, et sinul endal ju lapsi ei ole, arvas Karoliina ning haaras vastust ootamata koera endale sülle. Kutsulontkõrvad tegid sealjuures leplikult lipa-lapa ning mustad nööpsilmad vaatasid tömbi uudishimuga tüdrukule otsa. Küll on sul targad silmad, ütles Karoliina. Koerad on kõik targad, kinnitas Ainu. Kust seda said, küsis Karoliina. Koerte poest loomulikult, vastas Ainu. Kas siis niisugune pood on olemas, imestas Karoliina. Kus see asub? Sukapoe kõrval loomulikult, ütles Ainu. Läksin kaproone ostma ja siis nägin ja mõtlesin, et ostan parem selle koera ära. Muide, mis on kaproonid, mida see tädi Ainu läks ostma? Kaproonid on tegelikult peened sukad, kapronsukad. Kapron on selline materjal, mis kooti vanasti nagu sukkade sisse, et sukad oleksid peenemad, kaunimad ja läigiksid. Nii et kaproone ostma läks siis tädi Ainu. Küll on hea, et sa kaproone ei ostnud, hüüdis Karoliina. Ütle, kas seal oli palju koeri? See ainuke oligi, naeris Ainu. Teised olid seal kõik. Elevandid, kaelkirjakud, paardid ja kassid olid seal ka. Olgu peale, ütles Karoliina suuremeelselt. Ma tahtsingi sellest koerapoest endal ainult koera saada. Seda ma arvasin, moigas tädi Ainu. Aga mina tean, mis tema nimi on, ütles Karoliina. Panda, kindlasti Panda. Miks just Panda, imestas Ainu? Kas sa siis ei kuulnud, kuidas ta minu juurde tuli? Ta tuli ju just nii, panda, mööda põrandat. Ega siis tema ei tulnud, rumal tüdruk, hoidis Ainu vaevu naeru tagasi. Tuli küll, ära vaidle, hüüdis Karoliina. Ta tuli just nii, pehmelt ja tatsudes. Selle peale tädi Ainu enam ei naernud, isegi ei muianud. Karoliina aga hakkas uue hellusooga oma koera silitama ja kallistama. Kas sa tead, mis su nimi on, Panda? Küsis ta peenikese häälega ja jäi kutsule ootavalt otsa vahtima. Ausõna, sa oled rumalam, kui ma arvasin, ütles Ainu. Ta on ju mänguasi, elutu asi, kes ei räägi ega käi. Karoliina ei teinud ainult kuulmagi. Anna käppa, ütles ta ja sirutas käe välja. Panda istus põrandal ega liigutanudki. Mina olen sinu peremees, ütles Karoliina väriseva häälega. Panda nööpsilmad vaatasid võõralt tüdrukust mööda. Ma olen väga hea peremees, ütles Karoliina nüüd juba peaaegu pisarsilmil. Panda oli vait, mis vait, isegi saba ei liputanud. Sul on ilusad lontis kõrvad, katsus Karoliina meelitustega asja päästa. Panda ei teinud kiitusest kuulmagi. Sinu pärast, nuuksus Karoliina, tormas Ainu juurde ja tahtis teda lüüa. Sina ei usu üldsegi ja nüüd ei hakkagi Panda enam rääkima. Ainu püüdis Karoliina rusika endale pihku, tõstis tüdruku sülle, pühkis ta põsed kuivaks ja ütles. Ma olen veel rumalam kui sina, Karoliina. Ära enam töina. Proovime parem kahekesi Pandaga rääkida. Ta pani tüdruku sülest maha ja lükkas Panda kõrvale. Karoliina vaatas talle umbusklikult otsa ja tuli aeglaselt lähemale. Kas sa tead, mis su nimi on, Panda? Küsis ta sosinal. Vastas Panda. Minu nimi on Panda. Rõõmuvire jooksis üle Karoliina näo. Anna käppa, ütles ta ja sirutas käe välja. Panda tõstis oma musta karvase esikäppa üles ja pistis tüdrukule pihku. Mina olen sinu peremees, ütles Karoliina nüüd juba hoopis julgema häälega. Ja mina olen sinu koer, vastas Panda. Mina olen väga hea peremees, ütles Karoliina, endal silmad liigutusest märjad. Mina olen väga hea koer, vastas Panda saba liputades. Sul on nii ilusad lontis kõrvad, kilkas Karoliina ja paitas Pandat. Aga sul on nii ilusad pikad patsid, vastas Panda. Hüppas Karoliinale sülle ja tõmbas oma tulipunase keelega üle ta nina. Karoliina naeris kõdist ja õnnest ja ütles.
ta on ju täitsa elus asi. On ju, tädi Ainu. Tädi Ainu ja teised elusad asjad, isa ja ema, kes vahepeal olid koju jõudnud, kuulasid, kuidas Karoliina laulis rõõmust ja plaksutasid käsi. Panda aga kargles haukudes nende ümber, sest ta oli õnnelik, et Karoliina oli õnnelik. Teine peatükk. Karoliina muutub järjest õnnelikumaks. Õige ruttu sai Karoliina aru, et panda on üks väga tore elus asi, sest ta mõtleb ja tunneb täpselt samuti nagu Karoliina isegi. See arusaamine tegi tüdruku järjest õnnelikumaks. Juba mitu pikka aastat oli Karoliina ilmas elanud, aga siiamaani ei olnud tal kedagi, kes oleks teda nii hästi mõistnud. Ema ainult tõreles ja isa oskas vaid ohata ja pead silitada. Nii ühest kui teisest oli Karoliina koledasti tüdinud ja on kaunis kahtlane, kas ta ilma pandat oleks suutnudki selles koledas suurte inimeste maailmas edasi elada. Pandaga ka võis seda kõike naerdes teha. Pandal polnud midagi selle vastu, et Karoliina magama minnes sõrme suhu pistis, et ta armastas karvu ninna toppida, et ta söögi ajal viineri laudlina alla peitis, et ta ema raamatutest kõik lilled välja lõikas, et ta lihtsalt jumaldas pori lombitada ja vihkas vitamiine, et ta isa tubakaga toitis tuvisid, et ta tädi Ainu kinga vette valas ja et ta hommikuti kaua voodis kõhvles ja õhtuti ei jäänud kuidagi magama. See kõik ei häirinud pandat põrmugi. Kõik, mis rõõmustas Karoliinat, rõõmustas hullupööra pandatki ja Karoliina oli täiesti veendunud, et üks hea koer on 10 korda rohkem väärt kui 10 head inimest. Küll on tore, et sa inimene ei ole, ütles ta panda sabajupi silitades. Ma läheksin hulluks, kui sa oleksid inimene. Nilpsas panda keelagi üle Karoliina käe. Küll on tore, et sa koer ei ole. Miks, küsis Karoliina. Mina tahaksin väga koer olla. Ma kardan, et siis peaksin mina võib-olla inimene olema, ütles panda, ja sina järsku hammustaksid mind. Ma ei hammusta sind elu ilmaski, kallis panda, isegi siis, kui ma koer oleksin. Ja ketti ei pane ma sind ka kunagi, lubas Karoliina ning tõstis panda endale sülle. Ütle nüüd, mida me täna mängime. Kas seda, et mina olen printsess ja sina oled prints ja mina suren ära ja siis tuled sina ja päästad minu ära? Panda pani oma koonu Karoliina põlvele ja pigistas mõlemad silmad kõvasti kinni. Kas sa ei tahagi siis mind päästa, küsis Karoliina. Panda avas ühe silma. Tahan küll, ütles ta, kui sina oled sina, aga mitte koer või printsess. Aga ma olengi, hüüdis Karoliina. Kui sina oled sina, avas panda ka teise silma ja mina olen vetelpäästekoer ja sina lähed kaugele merre ujuma ja hakkad uppuma. Aga mina tulen ja päästan su ära, sest ma olen suur ja tugev ja sinul on seljas imeilus supeltrikoo. Mul ongi imeilus supeltrikoo, ütles Karoliina. Ta kiskus kähku kleidi seljast ja pani asemele kalade ja kajakatega kaunistatud trikoo. Siis heitis ta kõhuli põrandale ja hakkas meeleheitlikult tegema ujumisliigutusi. No tule juba, hüüdis ta pandale, kes keksis kušeti serval edasi-tagasi. Ei tule, ütles panda, sa ei upu ju üldsegi. Upun küll, hüüdis Karoliina. Näed, kui hästi ma upun. Ja ta puristas ja sülitas ja vehkis käte ning jalgadega. Aga panda ei uskunud ikkagi. Üleüldse tundus talle see mäng liiga mõistlik olevat, et seda tõsiselt võtta. Muidugi, ütles Karoliina ja tõusis põrandalt üles. Me võiksime seda mängu ka päriselt mängida. Panda ajas kõrvad kikki. See mõte oli liiga hull, et olla vale. Ta nuuskis ärevalt õhku ja tundis, kuidas nina läheb ehmatusest märjaks. Või oli see hoopis niiske meretuul, mis samal hetkel nagu puhuma hakkas. Ütles ta vaid.
Ja siis ei rääkinud nad kumbki enam sõnagi, kuni pikk bussisõit oli selja taga ning ees sätendas miski nii kangesti, et võttis silmad kipitama. Karoliina ega Pandagi polnud kunagi enne merd näinud, aga nad teadsid kindlasti, et see, mis nõnda kangesti sätendab, ei saa miski muu olla kui meri. Ja nii see oligi. Ainult veel rohkem säras päikeselõõsas kitsas liivariba, mis oli pleekinud peaaegu et helevalgeks. Aga ta oli tuline ja põletas jalataldu, kui Karoliina ja Panda sellest üle astusid. Pandal oli parem, sest tal oli 4 jalga ja nii said tema käpad vähem kõrvetada, aga jahutamist vajasid needki, kui ta lõpuks merre jõudis. Vesi oli soe nagu vannis, kogu see ovaalne lahekäär helevalge liiva äärega vanni meenutaski ja Karoliina ei kartnud põrmugi, kui ta vette sulpsas ja järjest kaugemale merre läks. Parajas sügavuses heitis ta selili, hakkas jalgadega sumama ja hüüdis. Tule juba, ma upun! Panda ujus jõuliste käpatõmmetega tema juurde, haaras tema trikoost hammastega kinni ja tiris ta kaldale. Karoliina väänas patsidest vee välja, Panda raputas karvad kuivaks ja siis läks Karoliina veel kaugemale merre ja uppus veelgi rohkem ja Panda tiristab veel kangelaslikumalt kaldale. Ja siis läks Karoliina veel pisut kaugemale ja uppus veel pisut rohkem ja Panda ujus talle järele ja tiristab veelgi vapramalt kaldale. See mäng oli lõbus. Ja nad mängisid seda 4. korda, aga Karoliina läks päris kaugele merele ja hakkas päriselt uppuma. Panda ujus talle järele ja hakkas teda päriselt päästma. Ta päästis teda nii päriselt, et mõlemad vajusid vee alla ja mõlemal läksid suud vett täis, nii et nad ei saanud isegi enam naerda, millest neil oli kõige rohkem kahju. Seal oli liivakarva hommikumantlis onu, kes neid veest välja tiris. Ja ei saa öelda, et temagi seejuures eriti kurb oleks olnud, ainult ta pikad kollased vuntsid said märjaks ja vajusid kurvameelselt longu. Kas kordame muigas ta, kui oli koera ja tüdruku kaldale tõstnud? Karoliina raputas aga patse. No kui ei, siis ei. Saame siis selle asemel tuttavaks. Mis on sinu nimi? Karoliina, ütles Karoliina. Panda, ütles Panda. Ah soo, ütles onu. Nii kummalist nime polnud Karoliina varem kunagi kuulnud ja talle hakkas see onu päris meeldima. Ega mul ainult koer ei ole, ütles ta usalduslikult. Mul on isa ja ema ja tädi Ainu ka, ütles Karoliina. Ah soo, ütles ah soo. Ja mida te siin päriselt teete? See oli nii rumal küsimus, et Karoliina ei osanud selle peale muud teha, kui samuti küsida, ah soo. Tahad teada, mida mina teen? Mida mina mõtlen? Mida sa mõtled siis, küsis Karoliina. Mina mõtlen välja, ütles ah soo. Mõtlen välja igasuguseid asju, linde ja loomi, lapsi ja isegi masinaid, kui pisut pingutan. Karoliina vaatas talle lugupidavalt otsa. Niisugust onu oli ta tahtnud juba ammu näha, isa ei mõelnud kunagi midagi välja ja Karoliinal oli alati kahtlus, et ta ei oska üldse mõelda ja et ilmas polegi inimest, kes seda tõsiselt teha oskaks, sellepärast küsis ta kähku. Mida sa praegu mõtled? Kas välja või? Muigas onu. Välja jah, vastas Karoliina. Ah soo, praegu näiteks mõtlen ma selle konna välja. Ja tõepoolest samal hetkel ujus merest välja suur roheline konn. Kas see on sinu sõber konn, küsis Karoliina sösinal. Ei, see on nüüd sinu sõber konn. Sa võid ta kaasa võtta, sest nüüd ma mõtlesin välja, et me läheme kõik koos koju. See kojuminek ei olnud eriti rõõmus kojuminek. Rõõmsam polnud ka koju saabumine, sest nii Karoliina, Panda kui ka sõberkonn ei olnud jõudnud veel karvavõrdki kuivada ja tegid toa üleni märjaks, koridorist ja vannitoast rääkimata.
Karoliina võttis kähku märja trikoo seljast, pani asemele triibulise kodukleidi ja hakkas trikood kapi alla peitma. Selle tegevuse juures tabas teda ema, kes tuli parasjagu töölt. Sõnagi lausumata haaras ta Karoliina ühest patsist kinni. Tutistas ja surus ta nurka seisma. Alles siis ta küsis, kes seda tegi? Karoliina näitas rohelise konna peale, kes lamas keset laudlina veeloigus. See oli minu sõber Konn. Ema tutistas teda teisest patsist. See on valetamine. Ja selle eest ma sind tutistangi, ütles ta ja tutistas veel korra. Ja see on sõbra peale kaebamise eest. Siis võttis ta kušetilt tilkuva panda ja sidus talle oma hommikumantli vöökaela. Sa ei tohi pandale ketti kaela panna, ütles Karoliina nurgast. See ei ole kett, vastas ema ja riputas panda vöödpidi aknakonksu külge kuivama. On küll kett, täitsa kett, karjus Karoliina. Võta kohe see kett panda kaelast ära. Isa, kes oli emaga koju jõudnud, sest ta ei käinud üldse üksinda, vaatas emale kurvalt otsa ja tema käsi tõusis Karoliina pead silitama. Karoliina napsas tema sõrme suhu ja hammustas kõigest jõust. Isa ei jõudnud veel ohkamagi hakata, kui ema pedagoogiline vaist ja kõrgem haridus ta toast välja manööverdas. Karoliina aga hiilis vaikselt oma nurgast välja ja läks panda juurde, ise hirmunult praokil ukse poole piiludes. Kuidagi ei sööndanud ta vööd pandakaelast lahti sõlmida. Tahtis, aga ei julgenud. Koridoris vilksatasid ahsoo kurvameelsed vuntsid, kostsid tädi Aino põntsuvad sammud, köögist kuuldus isa ohkav köhatus ja kõige selle kohal hõljus ema etteheitev vaikimine, mis tundus, et tungib läbi mitme seina. Karoliina ronis põranda kõrvale aknalauale ja pani põse vastu märga nina. Siis hakkas ta laulma. Seejärel võttis ta laualt konna ja pani selle pandale seltsiks. Siis aga läks ta tagasi nurka ja otsustas, et ei tule sealt elu lõpuni välja. Isegi siis, kui isa ja ema teda pisarsilmi paluvad.